Jussi uue aasta lubadused. Uue aasta alguses ütleb igaüks oma uue aasta lubadused. Mida ta tahab sellel aastal ära teha? Kas lapsed ka? Lapsed ka. Öelge teie emaga esimesena. Ma pean natuke mõtlema. Mulle meeldiks väga süüa teha osata. Emal on ju kodutöödes abi vaja. Pealegi on nende pottide pannidega päris mõnus askeldada. Oi Mihkel, see on sinust nii armas. Ja siis ma mõtlesin veel, et ostaks uue kaalu. Või hakkaks hoopis trenni tegema, et kaalus 10 kilo alla võtta. Ohoo, see on küll huvitav. On jah, aga mis sinul uuel aastal plaanis on? No mina hakkan ka trenni tegema. Koos Jutaga hakkama aeroobikas käima. Väga hea mõte. Siis ma unistasin, et kui beebi on suuremaks kasvanud, siis võiksin äkki kodult arvutiga mingit tööd tegema hakata. See on veel parem mõte. Siin hakkabki sul muidu igav. No ja töö eest makstakse ju palka ka. Ja siis ma soovin, et meil tuleks üks väga õnnelik ja hea aasta. Ning et me kõik oleksime terved ja rõõmsad. Aga mina tahan kah rääkida nüüd. Jah, Juss, räägi. Ma tahan sellel aastal hästi targaks saada. Nii et ma koolis oskaksin kohe keike. Väga huvitav, Juss. Aga kuidas sa niimoodi järsku targaks saad? No ostame siis kõik esimese klassi töövihikud. Hakkame siis nende järgi õppima. No seda mõtet tasub isegi arutada. Siis tahaksin ujuma õppida. Selleks, et ujulas suurt inimeste basseinis käia. See on ka väga tubli soov. Jah, hakkame siis tihedamalt ujulas käima, et sa rohkem harjutada saaksid. Minu viimane soov on saada päris oma arvuti. Siis ma õpin oma arvutis ilusasti joonistama. Juss, see on päris kallis soov. Kõikidel väikestel lastel ei ole täiesti oma arvutit. Jah, paljud lapsed peavad ikka isa-ema arvutit kasutama. Aga kui koolitöödeks arvutit vaja peaks minema, eks me siis sügise poole vaatame. No, Jäslinnu pojake, mis sina siis meile räägid? Tasa, kui suuremaks saad, küll siis sina ka soovid. Elas kord üks muinasjutt sai läbi. Järgmises osas. Aga mis juhtub siis, kui ma paremale nupule vajutan? Appi, mis siin toimub? Ma hakkan kohe triikima.